Kõigepealt räägime põgusalt värviteooriast. See on hea teada, kasulik teada ombre tegemisel. Esmalt on siis primaarsed toonid, ehk siis põhitoonid. Selleks on kollane, sinine ja punane. Need on need toonid, millega sa saad segada absoluutselt kõik muud toonid. Ja on ka veel valge ja must, millega sa saad siis helendada ja tumendada. Nüüd primaarseid toone ehk põhivärve omavahel kokku segades saame me sekundaarsed toonid. Sekundaarseteks toonideks on siis roheline, lilla ja oranž. Ehk siis kuidas me saame lilla. Lilla me saame, kui me segame omavahel kokku punase ja sinise. Tuleb kokku lilla. Nii, ja siis on veel tertsiaarsed toonid, ehk siis kui veel omavahel kokku segada primaarsed ja sekundaarsed toonid. Ehk siis kui me segame kokku punase ja lilla, punane on siis see põhitoon, lilla on siis see sekundaarne toon, segame kokku punase ja lilla, saame punakas lilla. Nii, ja nüüd kui me veel lisame sinna valget, saame me helendada seda punakas lillat, või kui me lisame sinna musta, saame me teha sellest tumedama lilla. Nii, siis on veel reeglid. On naabrireegel, see on väga hea lihtne meelde jätta, et kui te ei tea nüüd, kas need toonid sobivad omavahel kokku või mitte, turvaline alati võtta värviringist 2 tooni, mis asetsevad kõrvuti. Ehk siis on kollane ja näiteks kollakas oranž, väga hea, omavahel väga hea kokku sobitada. Sobivad kokku ka veel vastandvärvid, ehk siis kui siit nüüd võtta, kollane ja lilla on üksteisel vastasvärviringis, need sobivad ka omavahel väga hästi. Järgmine reegel on pigmendireegel. On 2 sorti toone, on rikka pigmendiga toonid ja on väiksema pigmendiga toonid. Et hea on teada, et kui te hakkate ombreed tegema, et omavahel segada väiksema pigmendiga toonid, see tähendab seda, et on mõni keellakk selline, kus vahest ei piisa isegi, kui sa paned 2 kihti, et on vaja isegi 3 kihti panna. Ja mõni keellakk on selline, et tõmbad esimese kihi ära ja juba vaatad, et jube hea katvusega. Et siis ongi, et ombre tegemisel on hea teada, et kui sa tunned oma lakke, sa saad alati seda katsetada tipi peale või paberi peale, et mis värvi konsistents sealt välja tuleb, et kui ta on süke hele, pigem väiksema pigmendiga, et siis ombre tegemisel võtad talle kõrvale naabriks ka teise samasuguse konsistentsiga keellaki. Kui tal on tugev pigment, siis on hea võtta alati kõrvale teine sama väärne keelivärv endale. Nii, esimesena näitan teile, kuidas teha kätai lakkidega ombre tehnikat. See on imelihtne. Kahjuks nüüd on nii, et mul on ainult üks kätai, mingi imekombel ma ei ole endale neid soetanud. Aga saan teile vähemalt ära näidata selle tehnika. Nii, ja nüüd kasutame siis magnetit. Nüüd on selgelt näha, et see ombre efekt väga lahe. Kanname peale laki. Järgmisena teeme
mul siin 2 keellaki, mõlemad on heledama pigmendi sisaldusega. Ja ma tõmban niimoodi, et ma jätan siia pool tippi värvimata. Ja nüüd ma võtan oma teise tooni, milleks on siis kollane, külmkollane. Ja ma hakkan selle sama pintsliga, lendan siia sinisesse sisse. Ja kuna sinine ja kollane omavahel annavad rohelise, siis ma juba natukene näen sellist rohekat tooni siin keskel. Ärge siis unustage, et pintsel on teise värviga koos, et see puhastage siis ära vahepeal. Teine kiht täpselt samamoodi. Ongi ombre valmis. Nüüd ma näitan, kuidas teha värvikeeliga. Siin on juba tunduvalt rohkem pigmenti. Et kuidas need omavahel sulanduvad. Puhastan pintsli ära ja tulen teise tooniga vastu. Juba esimese korraga täiesti arvestatav tulemus. Aga vaeva tuleb rohkem näha. Nõks, mida saab meeles pidada, kui te kasutate värvipinslit, et võtate teist värvi poole pintsli peale ja saate lihtsama vaevaga värvid segatud. Ja nüüd mul on tipp, siin on peal mul kleepuva kiht ja näitan teile siis vana hea švammi tehnikaga, kuidas mina seda teen. Näitan musta peal. Ja kasutan selleks pintsette
ja väikest tükki. Pintsette ma kasutan sellepärast, et mul on endal hea kliendile juurde pääseda ja saan kaitsta nahkasid. Nii, ja lähen esimese kihi ja poole peale ja hakkan siit alla minema. Poole peale selles mõttes, et švammi ainult poolenisti värviga kokku. Ja lähen alla. Ja vahetan poolt. Ja teen selle täiesti kuiva poolega selle ülemineku ilusti sujuvaks. Teeme teise kihi veel. Samamoodi kasutame kuiva, mitte kasutatud otsa. Ja ajutame selle lihtsalt ära ja ma siit allapoole ei lähegi. Et see eelmise esimese kihiga tehtud üleminek, see jääbki. Nii. Katame pealeskirjaga.